hüüdku pasunad. Oleme uude aastatuhandesse kündnud ja hoog ainult kasvab. Toonaseid muutusi meenutab lahke sõnaga koduaiatoodete tootejuht Enn Silberg. Väga lahe pilt kaugest minevikust. Kõik olid noored, ilusad. Nüüd on kõik ainult ilusad, et tol hetkel muudeti see nimi Kemira Growhawks ja tehti kõik uued tootesarjad, muudeti kõik elu uueks ja see ongi pilt ajast, kui kõik alguse sai. Ka koduaiad ei jäänud kaasaegsetest ja Eesti kliimasse hästi passivatest toodetest ilma. Kuigi füüsalit ja aprikoose kasvatati toona koduaedades märkimisväärselt vähem kui praegu. Algselt oli tõesti see suur osa tooteid oli suunatud sellisele praktilisele aiandusele nagu kartuli köögiviljakasvatus, marjakasvatus, aga see trend järsku ühel hetkel hakkas muutuma. Kõik kartulimaad rajati muru alla või külvati sinna midagi muud peale. Ja taas läks mingi aeg mööda, nüüd on see trend muutunud jälle, et inimesed on jälle pöördunud samade juurte juurde tagasi, kasvatatakse kartulit, köögivilja, üritatakse seda teha mahedalt. Ka meil on väga tugevad mahesarjad olemas ja tegelikult see iluaiandus ja kõiki nende taimede müük ja istutus ja nende alade rajamine, see on päris heal tasemel. Tervist kõigile, minu nimi on Jesper Parve ja mul on tõeliselt hea meel teid aiandushuvilisena tervitada Baltic Agro 30 uue juubeli podcasti osaga. Kuidas olen mina seotud aiandusega? Nimelt olen pikemat aega elanud Hiiumaal, kus on meil ka suur põllumaa ning nüüd elame Viljandis, kus minu kallis abikaasa üritab siis iluaiaga tegeleda ja seda ka käima saada. Mul on täna külas kaks väga tarka spetsialisti Baltic Agrost, nimelt Estelle Unt, kes on aiatarvikute müügiesindaja ning Enn Silberg, kes on koduaiatoodete tootejuht. Tere tulemast meie podcasti. Tere saatejuht, tore olla siin. Tere ja tere kõigile kuulajatele, vaatajatele samamoodi. No nii, väljas hakkab juba vaikselt jahedamaks minema ja kätte hakkab jõudma sügis. Et ma kohe küsiksingi esimese küsimusena, et aednikel hakkavad tekkima mured, mõtted, mõnega võib-olla ideed juba järgmise aasta kohta, aga mis oleks esimesed tööd ja peamised tegevused, mida tarbeaias siis praegusel hetkel ette võtta? Tarbeaed kui selline võiks olla siis meie köögiviljaaed, õunaaed, põõsad, marjapuud, kasvuhoone, täis tomateid, aiamaa, kurkidest pilgeni täis, eks ju. Et siis see meie tarbeaed sügisel on see rõõmu saamise aeg. Hakkame tegema hoidiseid, kastmeid, salateid, happukurki, meie lemmikut ja ilusaid punaseid tomateid kasvuhoonest korjama. Et see on selline rõõmuaeg. Aga võib-olla enne, et sina seletaksid ka lähemalt lahti, kui ma enne mainisin nüüd tarbeaeda ja ka iluaeda, et mis on nende kahe kõige suuremad vahed? Tarbeaed on siis see, kus me tarbime midagi. Saame sealt nautida saaki, korjame kasvuhoonest tomateid, kurki, paprikaid, viinamarju, mida iganes, korjame aiast õunu, ploome, virne, mõni võib-olla tsitrulisi kasvatab, võib-olla veel midagi eksootikat, peenramalt porgandeid, kartulit, kõike seda. Et seda me peame tarbeaiaks ja iluaed on see, mis siis tõesti pakub meile sellist visuaalset naudingut, kus me saame oma ilumeeli rakendada selle aia ehituseks, mõelda kõik võimalikud mõtted, mida me tahame seal ellu viia, et asi kaunim välja näeks, nii et see on siis iluaia pool. Ja seal on, eks seal ole sarnasus selle hooldamisel, aga kindlasti on ka erinevused. Et täna võib-olla siis vaatamegi natukene spetsiifilisemalt, mida ühel või teisel pool teha. Iluaias võib-olla meil ei olegi nagu fantaasial piire, et sinna võid teha ju veesilmad ja pingikesed, toolid, nurgad, kus nautida olla, tulease, mille ümber on mõnus perega õhtuid veeta, et iluaed on selline
hea energia laadimise koht võib-olla jälle. Mulle väga meeldib sinu eest jälle seletus sellele iluaiale, et kuna ka meil kodus endal on iluaed Viljandis, siis ka minu abikaasa seletab seda väga kenasti just samamoodi, et see on nii ilus, hea, fantaasial pole piire, aga tegelikult seal taga on ju väga-väga suur töö, et selle iluaiaga peab ka igapäevaselt tegelema. Ja kui sa mainisid ka praegu nii-öelda tarbeaeda, siis sa mainisid, et sügis on see mõnus aeg, kus ainult kõike tuleb, me saame nautida, aga tegelikult on ju tulemas talv ja peab ka tagakuklas meeles pidama seda, et kindlasti peab ka mingisuguseid töid seal tegema. Et mis oleks sellise talve ettevalmistuse tööd, mille peale hakkaks juba vaikselt mõtlema, kas on vaja soetada mõned tööriistad, on vaja vaadata, mis kuuses mida teha, mingit plaani teha juba valmis. Et kui me räägime nüüd tarbeaiast. Tarbeaiast rääkides on sügis, tegelikult on ta ikka suur töö tegemise aeg ka. Et see saak on juba vaja kõik endal hoovi peale tassida, ära koorida ja purki panna, nagu ma juba enne ütlesin. Aga me peame vaatama ka seda, et kas mõned oksad on vaja välja lõigata, lehed on vaja kokku riisuda, haiged taimed võib-olla üldse välja kaevata. Et selline tagasivaatamise hetk on see sügis ka, et me saaksime ennetada ja võib-olla nagu paremaid töövõtteid teha suvel, kevadel. Et ennetada just siis näiteks taimehaigusi, välja juurida, välja kaevata, vanad, väsinud ja võib-olla ka mõned sordid, mis meil aias üldse ei õnnestu. Et selline hea tagasivaatamine tehtud tööle, õnnestumistele, ebaõnnestumistele on see sügise tarbeaia üks suur osa. Okay. Ja siis, kui ma ütlesin juba need oksad välja lõigata, et siis sügistööde alla käib ka ikkagi nende okste toetamine. Siis võib-olla midagi on vaja kinni siduda, sügisel on meil tormid, talvel tuleb paks lumi, võib neid vastu maad litsuda ja murda oksi, et see on selline sügistöö ka. Kõlab päris palju tegemist ja tööd ikkagi sügisel, aga enne kui ma küsin nüüd sinu käest, et iluaia kohta, kas iluaed on siis palju lihtsam, et jääb kõik nii nagu on ja vaatame, mis sealt kevadel tuleb või ka iluaiaga on vaja näha natukene vaeva enne, kui lumi maha tuleb? Pigem on vaeva näha ja aianduses nii iluaias kui tarbeaia pool kehtib selline kuldne reegel, et pigem varem kui hiljem. Et kõiki töid tuleks siis alustada võimalikult ruttu, et kui me mõtleme, täna on selline sügise algus, ilusad ilmad, päike paistab, mõtleme novembri peale, et kas me tahme seal nii-öelda sellel novembril mudakuulsel aias toimetada, siis mõttekas on ikkagi teha kõiki ettevalmistused juba ära kohe alguses ilusate ilmadega ja mida seal teha annab. Kindlasti samamoodi, nagu Estelle juba ütles, et teha valmis sellised näiteks toed, et kui me tahame külma eest taimi kaitsta, siis me saame ruttu, kui need külmad on tulemas, panna sinna katted peale, saame toed alla panna, mis me saame teha siis veel muruga näiteks tõstame niitmiskõrguse natukene kõrgemale, et taim läheks talvele vastu sellisena elujõulisemana, et me ei pöa teda niisuguse viimase stressi piirini, vaid jätame pisut talle sellist kasvuruumi rohkem ja kas sõidame siis muruniitjaga sealt üle, purustame need lehed ära või riisume kuidagi nad ära, et ei jääks sinna sellist massi, mis siis lume all, ütleme muru, paneb see on niisugune soodne keskkond hauduma ja tekib seal selline mõnus asi nagu lumiseen, mis siis kevadel päädib sellega, on sellised roosad laigud murus ja nendega pärast siis neid seal eemaldada ja seda täita uuesti muruga, et see on niisugune päris vaevarikas töö, et ei pruugi iga kord õnnestuda. No võt väga hea, mina sain ka juba targemaks, et ma tegelikult eile õhtul just võtsin niiduki välja ja tõmbasin muru nagu nii madalaks kui saab, et minul on just algaja aednikuna see tunne, et isegi talvel, kui Eestis lund ei ole, oleks jube ilus vaadata, kui muru on niidetud, aga keset talve niiduki välja minna on nagu naabirmees vaatab, et on imelik, aga siis ma lasen tal kasvada vist tundub ikka. Tegelikult see sõltub kõik meil ilmast. Tahaks juba, eks ole, võib-olla muruniite üldse ära panna ja rahu temaga teha, aga kui väljas on soe ja niiske ja päike ja kõik sellised soodsad kasvutingimused, siis see muru kasvab, eks ole, et ta võib kasvada veel ka jaanuaris isegi teinekord, kui on soe talv,
aga pigem on see jah selline, et ta ei tohiks olla liiga pikk ega liiga lühike, et selline mõnus vahepealne vaip, et siis on ta kõige sihuke talve kindlam, et see on selline sügise muru niitmise reegel võib-olla. No muru niitmine jah, on kindlasti on ju Eesti üks rahvussporte, sest et ma ise olen suur muru niitmisfänn ja kui sa sõidad mööda Eestimaad keset suve ringi, siis sa näed, et ega vist enamus taluperemed muuga ei tegelegi, et on ju hektarite viisi niidetakse, et küsimus nüüd, mis on mind ennast kaevanud, kas talvel võib ka muru niita siis? Iseenesest jah, on võib-olla niidetud, on katsetusi tehtud, eks ole, aga reeglina meil ikkagi sellist talve võib-olla, ma ei tea, 20-30 aasta jooksul korra juhtub, et kus me saame seda harrastada, seda tegevust, aga reeglina ei ole seda vaja teha, et kes tahab, mida hullu ei juhtu, aga ütleme pigem ikkagi jätta kevadiseks need toimetused ja tegemised. No kui see talv on lumeta, siis tegelikult talvel niimoodi talvekuul, detsembrikuus võib vabalt muru lubjata. Muru lupjamine aitab väga hästi samblaga võidelda või raudsulfaati sinna pudistada, et sa saad teha selliseid murutöid küll detsembris ka. Väga hea, siis mul ring rahul, et on aastaringne mõnus. Aastaringi on siis tööd õnneks olemas. Aga väga kena, et Estelle, sa läksid juba sinna nii-öelda natukene väetiste teemasse ka, et läheks selle teemaga edasi, et ikkagi enamus algajad aiapidajad arvavad, et kevadeti väetatakse ja pannakse väetisi, aga praegu tegelikult vist on ka teemas see, et kas sügiseti peaks nagu väetama ja ka väetiste peale mõtlema, et mis oleks need asjad, millega siis sügisel just väetiste teemaga tegeleda. Tundub imelik mõelda, et sügisel taimed siin valmistavad ennast ette juba õiepungade moodustumise näol ja et tegelikult need kevadised ettevalmistused taimes juba käivad sügisel ja selleks, et oleksid kõik need protsessid täiskäigul, on vaja taimel toitu ja väetis on taimetoit. Sügisväetiste valikus on väetised meil aiale, murule, okaspuudele eraldi, sibulilladele eraldi, et kõige kindlam on valida vastav väetis siis kultuurile või siis pinnale, mida sa soovid väetada ja see väetamine tänab sind kindlasti kevadel just nende õitesaagi ja ka selle talvekindluse näol, et kui taim on hästi toidetud, on seal piisavalt neid vajalikke toiteelemente, fosfor, kaalium siis eelkõige näiteks, siis ei ole ta nii külmaõrn. Et see on vajalik, aga see ajastamine on ka oluline, et see sügisväetamine tegelikult peaks algama juba augusti lõpus, siis kui meil on suvekuu. Aga no septembri lõpuni taim jõuab selle kindlasti omastada ja ei ole keegi veel hiljaks jäänud. No nii, et sinna ilmateemasse ja keskkonna mõjutustesse me lähme ka nüüd peagi edasi, aga ma küsiks Enn veel ühe tähtsa küsimusega, et sinul on hingelähedane just taimekaitse ja taimede kaitse, et mida peaks siis hobiaednik ja ka võib-olla professionaalne aednik siis meeles pidama praegustel sügiskuudel? No see taimekaitse on üldse selline sõna on juba paljudes tekitab sellist vastakaid arvamusi. Tegelikult peaks kodus seda eriti tõesti ka läbi mõtlema seda taimekaitse teemat. Et see ei saa olla selline, et võtame, paneme midagi sinna peale ja pritsime ja teeme, vaid see peaks olema läbi mõeldud selline integreeritud süsteem, mis siis sisaldab mitmeid asju juba alates seal sordivalikust ja kõigist kasvukohtade valikust, mullas seal, kuhu sa selle taime istutad ja mida sa sinna mulda paned juurde, et kõik see lõpus väljendub selle taime nagu selles tervises või selles elujõus. Ja see taimekaitse ongi siis koosneb päris mitmest asjast, et kui me tahame koduaias ikkagi saada, miks me seal üldse kasvatame, me tahame ju võtta puu otsas sellist tervet, mõnusat õuna, pirni, ploomi, tahame peenralt midagi korjata, tahame, et see oleks puhas ja selline ökoloogiliselt täiesti terve ja puhas toode, siis me peame seal natukene mõtlema. Ja mida selleks siis teha, eks ole, et kõigepealt võiks teha endale plaan. Et kui nüüd hooaeg algab kevadel, siis me võiks juba varuda, teha sellise apteegikapi endale aeda või kuhugi hoiuruumi, et varuda sinna mõned sellised ained, et kõik see taimekaitse, mis meil täna siin ka müüakse, kui me räägime keemilisest taimekaitsest, on ennak.
me saame ennetada selle haiguse lööbimist, et kui tekivad esimesed täpid või seal esimesed täid juba ründavad, see on hästi kiired, seal tundidega võib, eks ole, nad ära kahjustada, et siis meil on kohe seal võtta mõni aine, mõni preparaat siis, mida sinna peale panna ja piserdada või pritsida, et me ei peaks siis hakkama seda otsima ja nuputama, et teha selline natukene mõttetööd enne, eeltööd. See spikker nagu võib-olla on see sõna, et alati ma näen kaubanduses ja kauplustes, kui ma käin poodides ringi, siis inimesed seisavad leti ääres, midagi aru ei saa. Seal on ainult roosipilt, see sobib ainult roosile. No tegelikult ei sobi roosile, sobib veel paljudele teistele aiakultuuridele ka, et tee endale see plaan selgeks, võib-olla ka on see märksõna ja sul on palju kiirem tööle asuda. Sa saad aru, mis sa teed. No nii, et mul võib-olla hakkas pea ringi käima, kuna nii palju soovitusi, nii palju ideid, mõtteid, aga teeks asja nüüd lihtsaks ja teeks niisugused top 3 asja, mida kindlasti peab nii iluaia kui tarbeaia puhul tegema, et Enn, ma küsiks sügisel top 3 asja, mis kindlasti peab ära tegema, enne kui lumi maha tuleb ja külm meieni jõuab. Pakun number 1, õigeaegne väetamine, kui lehed on alles puudel ja põõsastel küljes. Vaat siis taimemaht veel liigub, eks ole, nad suudavad seda toitu endale sinna üles pumbata, kus neil kõige rohkem vaja on, et nad talve üle elaks. Et see oleks õige, et mitte jääda sellega hiljaks. Augusti teine pool, septembri lõpuni võib rahulikult neid sügisväetist panna. Teine on teha siis sellist tööd mullaga natukene. No, vanasti kaevati, võeti labides ja kaevati terve aed, eks ole, läbi, eks ole, see annab lihastele väga kummalisi lihaseid, pärast avastad endale, et kindlasti tööd ja sellist füüsilist pingutust, aga põhimõtteliselt tuleks siis need alad, kus me tahame midagi kasvatada peenrad või tuleks muld ikkagi kas siis kaevata, freesida või kuidagi muud moodi seal mustaks muuta, et kahjurid, mis sinna mulda on peitu pugenud, et seal järgmine aasta nagu hakata tegutsema, siis need satuks mulla pinnale, kus siis linnud, siilid, kõik, kes nende putukatest toituvad, saavad nad kätte ja hävitavad ära. Võib-olla võtab külm nad ära. Jah, või siis tõesti, et me toome nad sellisesse kihti, kus külm saab nad kahjustada. Ja 3. asi, kaitsta oma istikuid, puid, näriliste, jäneste, kitsede, kõik nende loomade eest, kes meil seal linna või maakeskkonnas meil täna elavad, sest metsa saab järjest vähemaks ja kuskil nad peavad ju ringi liikuma ja samas nad võiksid ikkagi nagu teisi taimi tarbida, mitte meie, mis me oleme seal ole ja vaevaga, eks ole, kasvatanud ja istutanud, et neid kaitsta seal võrkude ja kes tahab siis teha sellist näriliste tõrjevahenditega, siis need panna varakult ka muretseda omale sellised söödamajakesed, et ei saaks seal teised koduloomad ja mis iganes lapsed ja ligi, et panna siis need varakult välja, et sellega suudab tegelikult selle näriliste populatsiooni suht hästi. Aga see on kõik, nagu aianduses öeldakse, et teeme ennak, et pigem varem kui hiljem, et tuleks teha need asjad ära. No väga hea, väga lihtne spikker on olemas tarbeaiale, aga Estelle, iluaia kohta top 3 soovitust, mida kindlasti sügisel peaks tegema? Ma panen mind raskesse olukorda, ega neid, mis teha sügisel on ju tõesti lõputu nimekiri, aga ma eeldan, et iluaed on loodud juba nii, et seal oleks vähe teha. Multsid, kõik juba läbimõeldud, peenramad, põõsad, kõik on juba niimoodi rajatud, et oleks vähe tööd. Aga mis siis teha saab, on ilupuudele võib ümber panna liimivööd tüve ümber, siis et see takistab kahjurite liikumist võra sisse ja nad lähevad sinna talvituma ja siis kevadel tulevad apladröövikud ja söövad sul lihtsalt selle puu tühjaks. Et see on üks väga hea nipp, kuidas oma ilupuid kaitsta. Teine väga oluline asi on tugikepid, tugi sellised siis kaikad või kepid või siis sellised raamid oma põõsaste ja puude juurde juba valmis teha, mille peale oleks kerge tõmmata talvekatteid. Või kui on vaja varjutada rododendroneid näiteks seal varakevadel, siis saab sinna väga lihtsalt tõmmata varjutuskanga peale. Et selline jälle see ennetav ja et sul oleks juba kohe mõnus ja mugav sinna talvekülma minna seda katet panema.
Ja siis no jälle see koristus on ka väga tähtis, et kõik need vanad oksad, lehed, katkised, koledad, kõik sealt aiamaalt ja sealt iluaiast välja saaks. Sest seal on meil kahjurid, seal on haigused, sinna saavad ka need närilised kena pesa teha. Suur tänu Ennule ja Estellile nende heade nõuannete eest, aga nüüd me anname aiapidajatele veel ühe väga-väga tähtsa spikri. Nimelt Keskkonnaagentuur on meie jaoks ette valmistanud selle sügise ilmaprognoosi, mis on ka kindlasti väga-väga tähtis kõikide ettevalmistavate tööde puhul nii iluaedades kui ka tarbeaedades. Nii et kuulame nüüd seda ja siis tuleme tagasi siia meie juurde. Kuulame veel Ennu ja Estelli häid nõuandeid, kuidas ette valmistada oma aeda loodetavasti siis külmaks talveks. Meie siin Baltic Agros ei tee vahet pisikesel ja suurel. Mõlemad on meie jaoks olulised. Olgu sul või üks kapsataim, hoolitseda saad tema eest ikka väga professionaalselt ja kaasaegsel moel. Täpselt nagu Estelle. Mina oma aias kasutan umbrohtude tõrjeks peenravaipa, et mul kasvaks ilus kõrvits, kasutan maasikakilet. Herned on mul kaunid, oad on mul ilusad, kartul, kurgid ja mu lemmikud kapsad. Koduaednikul on meil kogu valik. Väetised, taimekaitse, vees lahustuvad väetised, muruseemned, kattekangad, katteloorid, kinnitusklambrid. No ma ei tea, tegelikult võiks öelda, et iga päev sinuga aias ongi Baltic Agro koduaed. Ja isegi seemned saab koduaednik osta täiesti professionaalsed. Seemned, mida külvavad suured põllumehed, oleme pakkinud väikestesse pakikestesse ja oleme võimaldanud selle nüüd siis koduaednikule, et see on tõesti kontrollitud idaneevus, kontrollitud sordiomadused, profi on see ja professionaalsus, et see on see koduaia seemne tänane märksõna võib-olla siis. Mis seal salata? Estelle on tegelikult Baltic Agro töötaja, sellepärast ta kõigest nii täpselt teabki. No mina olen Baltic Agros müügiesindaja, mis tähendab seda, et ma esindan kõiki Baltic Agro koduaia tooteid ja aitan neid kauplustel valida, hooaegu vahetada ja seista selle eest, et meie armsad koduaednikud saaks kaupa ja neil oleks see hea valik ja no me kogu aeg kasvame, me kogu aeg areneme ja areneme koos oma klientidega. Kõige toredam täna ongi see, et me ei ole ainult ehituspoodides, me ei ole ainult suurtes aianduskettides, vaid me oleme tõesti jõudnud läbi Coop logistikakeskuste, maageokonnakeskustesse, väikestesse maapoodidesse, kus saab piimasaia leiva kõrvale võtta ka selle väetise, mis vaja on, võtta selle katteloori, kattekanga. Et ma arvan, et me oleme jõudnud oma armsate eestlaste südamesse üle Eesti igal pool. Head aiapidajad, olen Synoptic Time'i Paljak ning annan teile siinkohal lühikese ülevaate sellest, millise ilmaga te lähikuudel tõenäolisemalt arvestama peaksite. Sügis algab meil siis, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur langeb alla 13 kraadi. Pikaajalise keskmise järgi juhtub see Eestis tavaliselt 6. septembri paiku ning piirkondlikult on see väga erinev. Kõige varem algab sügis Kirde-Eestis, meteojaamade järgi Narvas, Väike-Maarjas, Jõhvis ja Jõgeval. Kõige hiljem jõuab see Saaremaale, Sõrve ja Vilsandile. Viimasel 2 aastal, 2023. ja 2024. on sügis alanud 2-3 nädalat keskmisest hiljem. Nii ka tänavu. Sügise algus nihkub septembrikuu teise poolde, kuigi vahepeal augustis oli sügis juba üsna käega katsuda. Siis aga pöördus õhuvool lõunasse ja sellest kandus südasuvine soe taas Läänemere ümbrusse. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur kerkis 4-5, mõnel ööpäeval 7-8 kraadi tavapärasest kõrgemale. Lisaboonusena oli ilm keskmisest päikselisem ja kuive, hoovihma said vaid üksikud paigad. Paraku 12. septembrist alates valitsevaks saanud edelavoolus on sajud uuesti sagedaseks külaliseks, kuid õhutemperatuuri foon püsib veel keskmisest kõrgemal. Tõenäoline on esimese külmalaine jõudmine 2-3 päeva pärast 20. septembrit. Kuu lõpupäevil on oodata ka öökülma.
Septembrikuu pikaajaline keskmine õhutemperatuur on 11,1 kuni 13,9 kraadi. Tänavune kujuneb tavapärasest soojemaks, seda eelkõige tänu soojale kuu esimesele poolele. Sademeid on septembris keskmiselt 53 kuni 63 millimeetrit. Tänavu peaks see saju hulk jääma nendesse piiridesse, seejuures põhipanuseks on teise dekaadi vihmad. Hilissügis algab siis, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur langeb püsivalt alla +5 kraadi ja siis hakkab ka taimede kasvuperiood. Märgatavalt sagedamini esineb öökülma, suureneb pilviste ja vihmaste päevade arv. Hilissügis algab Eestis keskmiselt 25. oktoobri paiku, kusjuures Mandri-Eestis toimub see ligi nädala jagu varem ja rannikul hiljem. Hilissügis on üks lühemaid klimaatilisi aastaaegu, mille keskmine kestus on umbes 3 nädalat. Selle aasta oktoober tõotab tulla üsna tavapärane nii vihma kui tormituulte poolest. Kuu keskpaiku langeb õhutemperatuur juba +5 kraadi ümbrusse, mis tähendab taimekasvu lõppu ja välistada ei saa ka lühiajalisi lumehooge. Kuu lõpul peaks ilm uuesti soojenema. November on praeguste mudelarvutuste järgi tormine ja sajune, aga selle võrra ka tavapärasest veidi soojem. Tavaliselt on novembri keskmine õhutemperatuur Eestis 0,5 kraadist saarte rannikul kuni -4,7 kraadini mandri sisealadel. Selline sai ilmaprognoos sügiseks. Loodame, et kõik põllu- ja aiapidajad on selleks juba aegsasti valmistunud. Jõudu tööle! Suur tänu Keskkonnaagentuurile. Nüüd on meil spikker ees, mis päevadel ja millal ja kus mida teha. Aga nüüd lähme ikkagi tänase podcasti kõige põletavama teema juurde. See on muru. Enn, räägi võib-olla natuke sina lähemalt, et tegelikult neid muru alamliike on ju kümneid. Et kuhu, mis sobib kõige paremini, millist panna oma aeda, millist panna spordiplatsile ja ma isegi kuulsin, et te olete isegi lennuväljadele muru pannud. Et mis on nende erinevate sortide vahe? Vahe on see kasvukohast. Kõik algab mullast, eks ole, nagu öeldakse, jah, et mullast oleme võetud, aga ja samamoodi võtab mullast toitained muru. Et kui on vastavalt sellele mullastikule, on üks võimalus valida seda muru liiki, mida sa sinna endal külvad. Et meil on välja töötatud väga hea ja vastupidav ja universaalne koduaiamuru. Kui sa tahad endale ilusat, vastupidavat, lihtsalt hooldatavat muru, siis osta koduaiamuru ja see töötab peaaegu kõigis kohtades. Aga kui sul on aias varjulised kohad, no pigem poolvarjulised, sest varjus päris ei kasva väga vähesed taimed peavad seal vastu, samamoodi muru seal hävib, siis sinna poolvarju võiks valida varjumuru. Et sinna on valitud sellised liigid, mis siis taluvad poolvarju rohkem ja natukene paremini kui teised ja see peaks siis sinna külvama. Kui sul on tallatav ala, kus on palju lapsi, juhtub olema, sul on koduloomad, vali spordimuru. Et spordimuru on mõeldud, eks ole, intensiivseks tallamiseks, taastub ruttu, tõuseb üles, ei jää sinna lamama ja sobib sinna see siis panna. Kui sul on rannaala kuskil, liivane, meil on ka selle jaoks segu olemas, mis siis seal on selline kõrreline sees, mis varub endale natukene vett põuasel perioodil, liiva sees ju kõik vesi kohe läheb läbi, ta elab selle üle ja on selline segu olemas, mida siis saad ka liiva sisse, kas päris nüüd liiva sisse, aga sellise liivasema mulla sisse panna, nii et see valik on väga lai ja tõepoolest oleme ka selline hobilenduritele teinud õhku tõusmisradasid, sinna käivad natukene teistsugused asjad sisse, ta ei tohi seal väga mätast moodustada, peab olema sile ja tugeva kamaraga, et sinna võib-olla sobivad mõned sellised karjamasegud, et kuna me müüme ka, eks ole, selliseid seemned, mis siis kasutatakse päris seal loomakasvatuse jaoks heina ja karjatamiseks, siis heinamaaks ja karjatamiseks, siis on ka sellised, et see valik on lai ja kellel tekib veel küsimusi, võib julgelt meie poole pöörduda, soovitame ja leiame lahenduse. Aga kui mõni mees tahab ka omale tahahoovi teha golfiväljakut, kas teil selle jaoks on lahendus olemas?
ja siis ta muidugi peab ka mõtlema läbi selle hilisema hooldussüsteemi, sest golfimurusid hooldatakse natukene teistsuguse tehnikaga, natuke teistsuguste toitude väetistega, et ka see võimalus on olemas, aga lihtsalt kui me rajame sellise segu, siis me peame sellega arvestama, et ta tahab seal täiendkülvi saada teinekord ja et seda päris golfimuru endale aeda tekitada, siis me peame sinna panustama. Ja me unustasime mainida ristikut. Ristikuga segu on meil ka ju enne olemas. Väga hea. Ja et tegelikult on see ristik seal muru sees väga tänuväärne, et ristikul on endal mügarbakterid seal juurte peal, kes seovad õhulämmastikku ja see toidab siis muud muru ka. Ja kui on väga põuane aeg, tõesti kõik muu muru kolletub, siis ristik on see, mis on ikka veel roheline. Aga peab arvestama, et õis ka ikkagi tal moodustub, isegi kui niidad väga madalalt, et kellel ei ole mesilased lemmikud oma koduaias, siis peab sellega arvestama, sest ristikut pärast sealt murust on väga keeruline tõrjuda. Selleks on rohtu, aga peab natuke vaeva nägema. No väga hea, aitäh Estelle, et sa juba tegid väikse sissejuhatuse meie järgmisesse teemasse, mis on kindlasti hästi palju diskussiooni, suurt viha, vaidlusi ja kaklusi äratanud nii vallavalitsustest, linnavalitsustest kui ka kodudes ja ka meie enda kodus. Nimelt on siis nii-öelda niitmisvabad alad, mis tähendab, et nüüd on ju jube popp jätta kuskile väiksed lillesülemid, väiksed niitmata alad, et mille jaoks see hea on, kas seda peaks tegema, on see ainult iluasi, on sellega tegelikult väga suurem väärtus nii-öelda ka taimedele, lilledele, murule, et mis selle taga tegelikult peitub? No, eelkõige peitub selle taga ju jällegi see lihtsus, et me oleks oma aias hästi palju kohal, nii et me ei pea tööd tegema. Et lillemuru, lillesegusid, neid on tohutult sorte, erinevaid segusid, mitmeaastased, üheaastased, kus saad 0,5 meetri kõrguse lille välja teha, saad teha sellise, kus on 2 meetrit, sest suured päevalilled on sees. Et sa pead valima selle koha, kus sa seda silmailu nautida tahad ja seda me ei niida. Kevadel mustale maale külvad seemne, tärkab täpselt seal siis omal ajal ja õitseb sügiseni, hilissügiseni. Pärast niidad selle maha ja uuel aastal tärkab siis sealt see, mis tärkab, kuidas ta valmis sai. Üldiselt need mitmeaastased tulevad sealt ikkagi kenasti ka järgmine aasta ülesse. Esimese aasta lillesegu, lillemuru on alati kõige ilusam. Sest ikkagi see oma ise külvamine ja kõik see ise tulemine on vahest, võivad mõned sellised ebasoodsad tingimused olla. Aga see liblikate lendamine, mesilaste sumisemine, ritsikad sügisel seal uhkes lillevaibas, et see tegelikult on väga romantiline ja äge, et ma arvan, et mehed on ka juba aru saanud, et see on tegelikult tulevikutrend. Sa väga hästi oskad meestele seda maha müüa, et lilled ja liblikad ja tulevikutrend ja head lõhnad ja jah, et eks ta sinna kanti kuidagi läheb, et ka meil Viljandis on hästi palju, kuigi on isegi väiksed aiad on jäetud need, et mulle ka alati näitakse näpuga, et näed, miks sa niidad kõik meie aia, et kui ilus siin on lilled, liblikad, kõik lõhnab hästi. Ja tead, see on ka sellistele kallakutele on väga lahe seda külvata, sest need lilled just armastavadki sellist natukene kehvemat mulda. Et kus sul on keeruline niita, külvadki lillemuru, lillesegud ja ainult silmailu. No võt väga hea, siin on ka siis võib-olla natuke laisematele taluperemeestele, et tegelikult on popp mitte üldse niita midagi. Ja, et üks ring peale ja siis meil on niitmata ala, et see on väga mood. No väga hea, siis mul on ka koju midagi viia nüüd siit. Aga nüüd lähme veel ühe sõna juurde, mis on minule võib-olla natukene võõram, sest et ennem rääkisite väga huvitavalt sellest, see on vahekultuurid. Et milleks need head on, mida see täpsemalt tähendab ja kas peaks siis ka selle peale mõtlema inimesed, kellel võib-olla on siis selline tarbeaed väiksem või iluaed? No vahekultuur on taas elustatud vana asi, et tegelikult ei ole ta mingi uus asi, ta on nüüd eestlaste poolt palavalt armastatud paar aastat taas, et valik on lai, neid vahekultuurideks sobivaid seemneid on seal 10+ erinevat sorti, pluss siis segud. Ja mõte seisneb selles, et me ei kasvata porgandit porgandi järel, vaid me paneme peale porgandi ülesvõtmist vahekultuuri,
mis tärkab ja kasvatab suure haljasmassi, siis me kaevame selle sügisel sisse ja kevadel saame jälle porgandi panna, sest vahepeal oleks justkui uus muld tekkinud. Et me niimoodi saame ära hoida haigusi, kahjureid, samas rikastada seda mulda haljasmassiga, et see on selline vanarahva tarkus. Et enne neid valikus on meil ju väga palju. On ja meil on ka segusid tõesti, kellele siis, kes oli näiteks kõva kartulikasvataja kunagi ja ütles, et ma enam ei taha teha, eks ole, aga ma tahaks midagi sinna maa peale külvata, sellist, mis ei ole päris hein ega midagi, siis on sellised vahekultuuride segud, seal on erinevad värviristikud ja muud sellised taimed, et külvatakse sinna lihtsalt peale ja siis on, ta hoiab nagu mulla sellise värskena, on silmal ka midagi vaadata, et ta siis, et võib-olla tekib mingi aja pärast soov jälle kartulit hakata kasvatama, et siis sa saad selle tõesti seal sisse nii-öelda künda või freesida ja uuesti siis panna. Et see sõna vahekultuur ongi see, et ta on nagu siis päris kultuuri ja siis järgmise kultuuri vahel, et eks ole, et seda võid sa külvata ka nii, et võid kevadel külvata, aga jah, et peale saagikoristus sügisel ka kasvuhoonesse, eks ole, võid lillepeenrasse kaera, eks ole, panna, kui seal lilled on ära õitsenud, ta jõuab sealt kasvama hakata ja mis ta eelis on see, et kõik see kas väetis või on ta mahe või see mineraalväetis, et taim tarbib selle ära, et vesi ei juhu seda väetist sealt minema. Ta jääb koos selle taimega sinna pinda, et isegi kui külm ära võtab selle taime seal talvel, siis ta ikkagi püsib see toitaine seal ülemises kihis ja järgmine aasta on jälle see muld viljakam. No vot, nagu Estelle enne ütles just, et see on tegelikult vanarahva tarkus, see on juba ammu eestlastel tegelikult kasutusel olnud. Aga kui me keerame nüüd nii-öelda selle liivakella teistpidi ja räägime uutest asjadest, mis võib-olla ei ole nii head asjad, et kui me räägime nüüd võõrliikidest ja just kahjuritena, mis on praegu väga-väga aktuaalne teema, sellest räägitakse palju ajakirjades, ajalehtedes, ka uudistes, et võib-olla paari sõnaga sellest ka, et kas oma aias on võimalik nende vastu kuidagi võidelda, kuidas seda teha ja kas seda üldse teha? No ütleme nii, et see õudus või kuidas seda öelda läks lahti sellel aastal ja mis selle tingis? See tingis see, et oli väga soe talv. Kõik taimed tundsid ennast hästi, kõik taliviljad elasid selle talve väga hästi üle ja samamoodi need võõrliigid, kes sageli saab neile saatuslikult külm, mis siin laiuskraadidel on ja nad pole siia varem selle tõttu levinud, siis see talv oli selleks ülisoodne, et nad kõik munad ja vassed ja kes seal iganes on, säilisid. Ja mis kevadel juhtus see, et meil tuli võib-olla läbi aastate üks niiskem, mitte küll soem, aga ütleme niiskem aasta ja niiskus tigud, teod, nälkjad, kõik, see on nende lemmik selline. Kõik niisked alad on ju neid alati rohu sees kaetud tigudega ja nälkatega, ja juhtus see, et tõesti ülisoodus oli. Ja nad hakkasid paljunema ja võtsid siis järjest uusi alasid endale juurde ja jõudsid meil metsast või kus iganes koduaedadesse. Ja inimesed tõesti, nad ütlesid, aga mul ei ole näiteks üldse ja läks keldrisse, vaatas terve keldrisein oli, eks ole, seda Hispaania teetigu täis, et kõiksugu juhused olid ja mida siis sellega teha, eks ole, midagi tuleb ette võtta. Tavaliselt Eesti mees, kui on valida, kas tuleb midagi ette võtta või on võimalus mitte ette võtta, valib teise variandi, eks ole, et järsku ise laheneb ära. Aga nende põrgulistega see asi ei lahene ära, et tuleb midagi ette võtta. Ja selleks on siis jah, erinevad variandid, et ega loodus ei ole veel leidnud ise nagu reguleerimist, et kindlasti võib-olla mingi aja jooksul tekivad neile ka looduslikud vaenlased, sest tegelikult see loodus on ikkagi suht ülivõimas, et inimene mõtleb, mida saaks teha, aga loodus ikkagi lõpus otsustab, et kuidas ta teeb, ja täna ei ole neile tigudele siin Eestis vaenlasi, et tuleb siis neid tõrjuda erinevate vahenditega. Ja täna meil on 3 põhilist sellist varianti, mida siis teha, kas tekitada neile selline barjäär, et nad ei saa sellest üle ja nad ei tule näiteks meie aeda. Et seal on erinevad sellised pulbrid,
keelid, kus sa saad siis tekitada sellist, aga noh, ütleme, sa ei saa tervet aeda, sul on ikkagi mitu tuhat ruutu, võib-olla krunt sinna mingit pulbrit ümber raputada sinna aia alla, et siis tuleks valida, sa saad väikse ala võib-olla nendega piirata, kus sul on mingid, kas siis tarbeaed või iluaed, mingid peenrad või taimed, et teed sinna ümber sellise barjääri. Ja siis tulevad juba mängu teised asjad, et täna on siis meil pakkuda, on graanulid pakkuda, sellised sinised graanulid, mida müüakse kauplustes ja inimesed ei tasu väga peljata neid, et see ei ole selline närvimürk või mingi hirmus asi, et see on lihtsalt raudfosfaat, mis siis, kui sa viskad ta maha sellise sinise graanuli, ta lagunebki seal rauaks ja fosfaadiks, et noh, raud iseenesest on, inimene tarbib seda ja taimed samamoodi, et ta nagu on väetis, aga nende tigude jaoks ta õnneks või kahjuks on siis surmav mürk ja ütleme, noh, me ei saasta sellega ei seal oma aeda ega seal põhjavett ega midagi, et mõõdukalt nagu juhend ette näeb, kasutame ja saame ilusti kontrolli all selle populatsiooni hoida. Ja siis on olemas selline vedelik, mida sa pritsid nende peale, kui nad juba olemas on. See vedelik kiiresti nad nagu hävitab ja isegi sulatab nagu ära, et neist ei jää palju jälgi, et tegelikult on lahendused olemas, et lihtsalt ka kodutööd teha natukene ja varuda need ained ja siis me saame seal koduaia hoida. Aga noh, see on suur probleem, mis tõenäoliselt jääb siia pikemaks ajaks püsima. No, suur tänu, Enn, sulle nende nõuannete eest. Aga lähme nüüd ka väga põletava küsimuse juurde. Praegu küll on sügis, me räägime sügisest, aga sügisele tuleb järgneb talv ja siis on juba jälle käes kevad. On teada, et kui sul on endal ilus iluaed või sul on ilus tarbeaed, see teeb sind õnnelikuks, aga mis teeb sind veel rohkem õnnelikuks, kui sul on ilusam iluaed ja ilusam tarbeaed, kui on naabril. Et mis on praegu sellised trendid, mis on popid asjad, mida tahetakse, mida küsitakse teie käest, et inimesed saaks teha omale väga ilusad. Praegu moes ka alles üks päev oli mul 68-aastane naisterahvas, tuli minu juurde, ütles ka mina olen influencer, sest et mina panen oma aiast pilte Instagrami ülesse. Et mis on sellised asjad, mis teevad naabrinaise kadedaks, mida praegu istutada, mida panna oma aeda, et kogu küla siis räägiks, kui tubli oled sina? Läbimõeldud planeeritud aed on ikkagi see, mis loob selle lõpliku kauni tulemuse, et mulle tundub, et Eesti inimene on aru saanud, et tekstiilmultsid, kangad aias on väga okei. Nad kestavad pikalt, kui sa kasutad neid otstarbekalt ja koorepuru peenras on väga ilus, sa pead seda vahepeal uuendama, ta ei ole lõplik. See hooldusvaba aed on ikkagi see märksõna, et siis sul jääb endal ka aega toimetamiseks ja suve nautimiseks ja väetamine, et see väetamine ikkagi on taimetoit. Kui sa oma aias taimi ei väeta, siis nad on vastuvõtlikud haigustele, kahjuritele, et see hästi toidetud taim tegelikult tänabki sind oma ilusa õie ja suure saagiga, et ma julgustaks võib-olla tõesti inimesi ikkagi kasutama väetisi ja kasutama neid otstarbekalt, et see ei ole puhtalt, mõni ütleb, et see on keemia, jah, seal on keemilised protsessid olnud tootmise käigus, ja, aga see on taimetoit, et selles mõttes ei tasu seda karta. Ja väetama peab õigete asjadega ka. Kevadväetisi me sügisel ei kasuta. Sügisväetisi võime kevadel küll kasutada, aga see on ka hästi tähtis märksõna, et sa võid tegelikult ka pahandust teha oma aias. Et kui sa paned kevadväetisi sügisel oma ilupõõsastele, siis nad lihtsalt hakkavad lokka võimsalt kasvama jälle ja siis nad on külmaõrnad, et jälgi siis, mis väetised sul kasutada on ja kasuta neid otstarbekalt. Et mina arvan, et need ongi sellised head nipid ja võib-olla sellised trendid, et see mõnus olemine oma aias, hüge. Ja. No, Enn ütles kindlasti, et ilusti niidetud muru on ju mehena, et see paneb naabrimehe kadedusest siniseks minema, aga Enn, ma küsiski sinu käest siis üle selle, et kui me soovime nüüd, et järgmine suvi meie aed õitseks kõik need kenad suvekuud, et mis oleks need tööd ja võib-olla ka need planeerimised, mida peaks juba tegelikult alustama jaanuaris? Jaa, ei no eks see planeerimine ongi kõige alus, et taimede valik aeda on kindlasti see, et me tahame ju, et iga hetk, kui me aeda
aknast õue vaatame, meie aias midagi õitseks, oleks midagi vaadata, et meie muru oleks ilus, terve, roheline ja kõik see harmooniliselt oleks ühtne tervik. Et talv ongi see aeg, kus me saame seda planeerida ja teha siis juba mingisugused ostuotsused, leida need taimed, mida me peaks juurde, eks ole, hankima endale, leida need vahendid, mis nende taimede sinna istutamiseks, kas mullad, väetised, tugikepid, kinnitusvahendid, et kõik need nagu välja planeerida ja siis, kui kõik see ilu on sinna valmis mõeldud, see ellu viia kevadel, et siis me saavutamegi selle, et oleme natuke naabrist paremad, et ei torma, eks ole, viimasel hetkel viimaseid otsuseid ellu viima, mis me teeme, vaid oleme natuke läbi asjad mõelnud ja viime selle kõik ilusasti ellu, et see on võib-olla kogu selle aianduse alus, et ega see aiandus on tegelikult nagu pillimängu õppimine, et sa pead kogu aeg harjutama. Sa pead kogu aeg olema seal juures, eks ole, et kuidas neid oksi murda, kuidas lõigata, mida teha, et see on pidev õppimine ja pidev selline nii-öelda noodi harjutamine, et see on selle aianduse üks võlu ja valu. Ja, aga nagu öeldakse, on ju, et kui sa tahad eluaeg õnnelik olla, et hakka aednikuks. Nii et see planeerimine ja see tegemine, see mõtlemine, istutamine, ka väetamine, kõik need teevad sind õnnelikuks. Nii et ma arvan, selle sama lausega ongi meil paslik tänase jutuajamine Ennu ja Esteliga lõpetada. Me soovime veel korra õnne Baltic Agrole 30. juubeli puhul ja teiega kohtume juba järgmistes osades.